Kui võrrelda Eesti ja ütleme Läti-Leedu turgu, olete ka Soomes, Rootsis? Rootsis nagu oma nime all hetkel ei ole. Et Soomes küll, jah. Mis see tähendab, et oma nime all ei ole? No, meil ei ole oma müügiettevõtet Rootsis. Tootjad olete, ekspordite sinna? Jah. Jah, okei. On siin spetsiifikat ka või tegelikult see äri tegemine on suhteliselt sarnane? Julge peale hakkamine, hea kliendisuhe, mõistlik tootmise üles ehitamine või on siin mingit spetsiifikat? No ikka on. Et kui Eesti-Läti on oma äritegemise põhimõtted siiski nagu võiks öelda identsed, siis Leedu on natukene erinevam ja Soome on tegelikult teisest küljest ka nagu päris erinev. Ma saad sa öelda näiteks, et kui lätlane ostab efektiivsust, väga head hinda ja korralikku usaldusväärset lahendust, et kas siis leedukas seda ei osta või? Leedukas ostab puhtalt suhet. Okei. See tähendab seda, et teil on siis seal leedukad ka juhtivad töötajad? Meil on leedukad, jah, meie strateegia on ikkagi see olnud, et kui me oleme välisriiki läinud, siis me oleme ilmtingimata pannud kohalikud mehed juhtima. Leedus näiteks, kuna ta on Eestist ikkagi suhteliselt kaugemal ja inimesed on võib-olla meie jaoks nagu natukene vähem arusaadavamad, siis me võtsime nad partneriteks, et siis see huvitatus seal kohapeal oleks siis nagu suurem. Ja tänu sellele me kindlasti oleme ka paljus võitnud, et võib-olla selle osa peame nagu ära andma, aga teisest küljest see, mis nagu tagasi tuleb, on arvatavasti nagu selle võrra suurem. Või päris kindlasti. Tuli see tarkus kohe või läbi selle, et saite vitsad? Selle tarkuse saime kuidagi kohe. Aga see oli asjade mingisugune loogiline käik. Nad ise ütlesid, et on arukas. Ei, nemad ka ei öelnud, aga läbirääkimiste ja läbi nõupidamiste, kuidagi ta niimoodi loogiliselt välja kujunes. Mis see Soome spetsiifika on? Soomet me oleme iseenesest pidanud nagu selliseks õppepolügooniks. Et kui siin Baltikumis sai äri avatud, siis tegelikult kliendid tulid ise kohale ja nendel oli reaalne vajadus juba nagu kaupade järele. Siis Soomes tegelikult seda reaalset vajadust või otsest vajadust nagu ei ole, et seal on ikkagi konkurendid olemas. Aga seal on selle äri ülesehitus on juba natukene nagu kujunenud läbi ajaloo siis nagu teiseks, et meil on vastas ikkagi ettevõtted, kes on siin 50, 40, 30 aastat juba turul olnud, kus on müüja ja klient on vaata, et ühes lasteaias käinud ja sinna vahele murda on tegelikult nagu suhteliselt huvitav ülesanne. Aga seal te olete põhiliselt kui tarnija, kui tootja või olete ka projektijuhtija? Ei, seal oleme ikkagi kui tarnija. Jah, selge. Et ehitama ei ole julenud sinna minna. Kui tõsiselt sa võtad seda, et öeldes, et Eestis saab lisandväärtusega müüa? Kui ikkagi vaadata, et ärile lahendused on ju kõik hinnatundlikud lahendused, et on mul õigus, kui ma väidan, et ikkagi lõppkokkuvõttes määrab õige hind selle madalaim hind. Muud asjad on ju paljuski ilmselgelt ja kõigile suutlikkuse. Meie äris päris ikkagi nii ei ole tegelikult. Et te olete soomlastest kallimad, kui te müüte oma tooteid Soomes? Vastupidi, et me oleme päris palju projekte Soomes kaadanud ka mingisuguse 40% odava hinnaga. Et see on nagu siuke huvitav fenomen, et kui sa ei ole, soomlased tahavad sind katsuda, et kõigepealt nad teevad esimene aasta, nad tekitavad sulle sellise mulje, et sul on nagu äri lahti läinud. Kõik tulevad, natukene limpsivad seda piima sul seal. Teine aasta oli nagu meie kogemuse põhjal nagu suhteliselt vaikne, et pigem nagu vaadatakse kaugelt, et kas jäävad elama või ei jää elama. Ja siis peale seda hakatakse või niimoodi riburadapidi siis nagu uuesti jälle tagasi tulema. Aga see toime on ikkagi hästi aeglane ja hästi selline kaalutletud ja pigem nagu vaataks ikkagi kõrvalt, et kui me oleme üritanud näiteks Soome mõne uue toote teha, siis reeglina ei ole ta näinud. Et nüüd hiljem lugedes Soome ajakirjandust ka olen aru ka saanud,
et soomlased ise ütlevad, et kui tal on piimapakk on juba seal paarkümmend aastat ühte nägu olnud, siis ta ei saagi seda muuta. Sellepärast, et nii kui ta seal mingisuguse värvitooni ära muudab, siis klient enam automaatselt seda piima ei osta. No muidugi. Ja on ülejäänud toodetega samamoodi, et noh, meie lahendused või seda, mida me siin Eestis või Baltikumis suudame pakkuda ja müüa, siis tegelikult nad on vaata, et põlvkonna jagu ees sellest, mida me suudame Soomes müüa. Aga noh, samas jälle soomlased on ka hakanud mõnes mõttes nagu seda omaks võtma.